Сегодня, 24 февраля, Эстония отмечает государственный праздник – День независимости. По уже многолетней традиции в этот день проходят официальные торжественные мероприятия. На восходе солнца во дворе Нарского замка состоялось торжественное поднятие флага в честь 96-й годовщины Эстонской республики. Täna me oleme siin juba traditsiooniliseks saanud üritusel, et esimestena tähistada meie riiki sünnipäeva. Kuigi me teame, et iseseisvusmanifesti väljakuulutamine toimus juba tegelikult 23. veebruaril Pärnu teatri rõdult. Ja Eesti riigi loomine ei toimunud kergelt. Aga kui meenutada ajalugu, siis mulle meeldib rääkida just sellest ajaloolisest faktist, kuidas 40 000 eestlast 26. märtsil 1917. aastal rahumeelselt ja distsiplineeritult andsid üle Eestimaa kubermangu loomise pöördumise ja väidetavalt selle võttis vastu Vene ajutise valitsuse peaminister ehk Aleksander Kerenski isiklikult vastu. Ja vaadates seda rahumeelset meeleavaldust ütles, et see rahvas, kes suudab nii distsiplineeritult käituda, on kindlasti enda riiki väärt. Need 96 aastat on näitanud, et me suudame enda riiki hoida ja me oleme seda väärt. Hoiamegi siis seda edasi ja sirge seljaga sammume edasi. Toredad hommikut ja kõigile head vabariigi sünnipäeva. Täna Eesti Vabariigi 96. sünnipäeval tõuseb Eesti esimene sinimust-valge ikka Narvas. Ei saa täna mööda minna vaadata meie lähimaades toimuvast. Sündmused Ukrainas näitavad, kui habras on rahu. Viimastel päevadel oleme taas saanud meenutada kõiki ohte ka meie olemasolule, oma eluõigusele. 24. veebruaril või 23. linnapea ütles 1918 manifestiga kõigile Eestimaa rahvastele said kõik rahvad meie ühises Eestis vabalt ja iseseisvalt oma saatust määrata ja juhtida. Kõik koos asuti ehitama oma kodu, kus kord ja õiglus valitseks, et olla vääriliseks liikmeks kultuurrahvaste peres. Läbi vahepealsete raskuste oleme selles peres. Ja ka selles peres ja ehitame kõik koos. Siin eestlased, venelased, ukrainlased ja teised 10 muud rahvad meie riigis, kes peavad Eestit oma koduks, ühtse rahvana oma riiki aina paremaks. Raskustes liituvad inimeste harilikult õige individualistlikud tungid kollektiivseks rahvuslikuks jõuks. Siis suudab tõeline Eesti kodanik tavalise aja kalduvusi teadlikult kõrvale jättes ja oma põhjamaised tunde ja tahte liikuma panna ainult ühes ja ühises suunas. Siis annab oma parima. Kui täna, vabariigi 96. aastapäeval, tuleviku iseseisvusaastatele tähiseid seame, siis on seda teha üsna lihtne. Tegelikult saab olla ainult üks suur eesmärk. Eesti rahvas ja maa igasugustest võimalikest ohtudest elusalt ja tervena läbi viia. See on peaasi. Nendele aga, kes veel ei ole suutnud enesest või heaoluühiskonna võlust üle saada või ikka usuvad, neid, kes rahvast vastandada püüavad, olgu suunajäitajaks vana paljudes võitudes, aga ka saatuslikes pettumustes ära proovitud tõde.
Seal, kus pingutatakse ja võideldakse ühe rahva olemasolu eest, saavutatakse edu. Käsi käes, õlg õla kõrval, peame julgelt astuma edasi. Selles mõttes kõneleb tänane 24. veebruar meile märksa rohkem kui mõni eelmine. Kuuleme seda ja laseme kõigel sellel tungida oma südamesse ja sealt elase tahtesse. Siis oleme tugevad, siis oleme suured. Siis suudame ka edaspidi vaba rahvana püsida siin Läänemere ikka veel tuulisel rannikul, mis määratud ainult julgetele, tahtejõulistele ja sügavalt ühistundest kantud rahvale. Elagu Eesti, head iseseisvuspäeva! Mul on rõõm tervitada teid Eesti Vabariigi iseseisvuse aastapäeva puhul. Iga inimene, iga riik püüdleb vabaduse poole ning see on loomulik, kuna Jumal lõi inimesi vaba. Hoidku Jumal Eestit vabana ja iseseisvana. Andke Jumal Eesti rahvale õnne, rahu, õitsengut ja hingeõidu. Innustage Jumal Eestimaad ja tema rahvast. Elagu Eestimaa! Täna võime rääkida siiski sellest, et me oleme 200 meetri kaugusel riigipiirist. Ja ma mõtlesin endamisi, millal oli viimati tegelikult piir siin jõe peal. Ja tundub, et see oli umbes täpselt 500 aastat tagasi. Sest Eesti Vabariigi ajal oli ka Ivangorod osa Eestimaast. Tsaaririigis Peeter esimesest alates vastupidi. Ivangorod ja Narva olid Peterburi kubermangus. Ja Eestimaa algas sealt, kus praegu läheb Grafoovi tänav. Nii et hiljem Aleksandri kirik jäi mõnisada meetrit Eestimaale. Enne Peetrit oli Rootsi aeg ja Ingerimaa, kus juures Narva oli Ingerimaa pealinn, keskus. Ja alles siis, kui see kindlus oli Ordu käes, siis teisel pool olid jah Pihkva ja Novgorodi vürstiriigi väedjav võimuala. Siis oli piir küll siin jõe peal ja täna on ta taas. Olgu ta siis praegu nõnda. Nüüd me võime soovida ainult, et meil on head naabrid. Ja kes teab, nii nagu Leningrad sai Peterburi nime tagasi, võib-olla näevad meie silmad ka seda, kui Leningradi oblastist saab taas Ingerimaa. Sest rahvast tuleb hoida. Habras on mitte ainult riik, habras on iga inimene. Ja ikka on vaieldud ja vaieldakse ilmselt lõpmatuseni, kas inimene on selleks, et teenida riiki, inimene riigi pärast. Või riik on selleks, et teenida inimest. Kõige lihtsama vastuse annaksime siis, kui me tunneme, see, mis meil on meie oma, meie kätes. Ja loota seda, et see maa hoiab, toidab ja katab meid ka veel väga kaua aega.